Venemaal on alanud tõeline hüsteeria. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov kutsus venelasi üles iseseisvalt end tsiviliseeritud maailmast eraldama ja looma omaenda Vene tsivilisatsiooni. Ja ta lisas, et Vladimir Putin on venelastele ülevalt saadetud. Ta ütleb, et Venemaad juhib Jumal ise Putini käte kaudu. Aga tema joomakaaslane Dmitri Medvedev väitis, et kui Venemaa kaotab Nellemedins sõjalise erioperatsiooni, siis Venemaad lihtsalt enam ei eksisteeri. Seetõttu peavad kõik venelased minema Putini ja Venemaa nimel surema. Ja kõik see toimub jätkuvate löökide taustal Venemaa Föderatsiooni pihta. 29. juuli. Öösel andsid Ukraina väed ühe viimaste nädalate kõige laiaulatuslikuma löögi geograafilises mõttes. Permi ja Rjazani naftatöötlemistehaste, Vilberise logistikakeskuse, Mustamere laevastiku kaatribaasi Krimmis ja mitmete teiste sõjaliste objektide pihta. Ja samal päeval ütles Lavrov järgmise lause, tsiteerin. Kogu tsiviliseeritud maailm on Venemaa vastu välja astunud ja kutsus üles muutma Venemaa, tsiteerin, iseseisvaks tsivilisatsiooniks, piirates välismaist mõju. Oodake siis internetti. Teil ei ole seda, nagu Põhja-Koreas. Aga Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev kutsus venelasi üles hoidma Venemaad oma elu hinnaga. Üldiselt vaatame üle Ukraina rünnakute kronoloogia Venemaa vastu ja Vene ametnike avalduste sisu eraldi. Sest, vabandust, aga see on juba mingi hullumaja. Alustame seda saadet sõjaväe ülevaatega, öiste Venemaa pihta toimunud rünnakute infoga. Seejärel liigume nende lihtsalt pööraste Sergei Lavrovi ja Dmitri Medvedevi avalduste juurde. Varahommikul 29. juulil ründasid Ukraina droonid massiliselt Venemaa Rjazani. Rjazani oblasti guberner Pavel Malkov teatas, et väidetavalt tekkis droonide rusude kukkumise tagajärjel tööstusaladel tulekahju. Tunnistajate kaadrite analüüsi põhjal oli üheks rünnaku sihtmärgiks Vilberisi sorteerimiskompleks Rjazanski tööstuspargis Tjuševo külapiirkonnas. Ettevõtte Vilberis kinnitas logistikakompleksi evakueerimise Rjazanis, selgitades, et otsus tehti vastavalt ohutusnõuetele. Muide, tänaseks on ametlikult täielikult hävinud 15% kogu seadmete võimsusest. Nagu ütles Putin, töötage vennad! Teiseks sihtmärgiks Rjazanis sai Rjazani naftatöötlemistehas, mis kuulub Rosnefti struktuuri. See ettevõte muide kuulub Venemaa 5 suurima naftatöötlemistehase hulka ja tagab peaaegu 5% kogu riigi naftatöötlemisest. Tehas on varemgi rünnakuid saanud. Pärast 15. mai rünnakut peatas ta oma töö. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas 29. juuli hommikul, et Rjazanis said kannatada naftatöötlemistehas ja logistikakeskus. Rjazani sihtmärgini oli Ukraina piirist umbes 360 kilomeetri. Teiseks suureks sihtmärgiks sel ööl sai Venemaa Föderatsiooni Permi krai. Seal tabasid droonid naftatöötlemistehast Lukoil Permneft, Lukoil Permnefti Orgsintes, kahjustades naftatöötlemise seadet AVT-5. Permi krai kuberner Dmitri Mahonin kinnitas, et, tsitaat, mitu drooni tulistati alla lähenemisel, märgides, et keegi ei saanud viga. See tähendab, rõhutan, Ukraina kaitsejõud töötavad filigraanselt, ilma liigsete ohvriteta, mitte nagu venelased. Lukoili Permnefti Orgsintes kuulub Venemaa 10 suurima naftatöötlemistehase hulka ja on Lukoili suuruselt teine tehas pärast Nižegorodi tehast. Aastas töötleb see tehas umbes 13 miljonit tonni naftat. Eelmine rünnak sellele tehasele toimus 7. mail, pärast mida ettevõte lõpetas täielikult naftatoodete tootmise. Ja nüüd otsustati tehas lihtsalt lõplikult hävitada, et seda enam kunagi uuesti käivitada ei saaks. Lisaks naftatöötlemisele ja logistikale tabasid Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel samal ööl ka mitmeid sõjalisi sihtmärke. Vene Musta mere laevastiku kiirkaatrite baasi Mežvodnoja lähedal okupeeritud Krimmis.
Radarjaama Brjanski oblastis, samuti ründedroonide ladustamise ja ettevalmistamise objekte okupeeritud Donetskis. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas 295 Ukraina drooni tõrjumisest enam kui 10 Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis. Siin on oluline märkida, et Ukraina relvajõud on käesoleva aasta alguses tabanud praktiliselt kõiki suuremaid Venemaa naftatöötlemistehaseid, mille tõttu langes autobensiini tootmine juuli alguses 65%-ni venelaste suvisest keskmisest tarbimistasemest. Rünnakud Vilberise logistikakeskustele algasid 18. juulil ning on juba mõjutanud ladusid Moskva oblastis, Tambovi oblastis, Krasnodaris ja Stavropoli krais. Ja muide, ka Krimmis põles Vilberise ladu maha. Naftatöötlemistehaste rünnakute ja Euroopa Liidu uute sanktsioonide taustal väärib erilist tähelepanu info selle kohta, kuidas Venemaa kohandab oma ekspordilogistikat. Venemaa on järsult suurendanud naftavedu läbi Põhja-Jäämere. Pärast Euroopa riikide poolt tankerite hõivamist, kellel on nüüd lubatud võtta lasti ebaseaduslikelt Venemaa varilaevastiku tankeritelt ja lihtsalt see maha müüa. Nüüd on kõigil EL-i liikmesriikidel selline õigus. Kui nad näevad varilaevastiku tankerit, neil on nüüd lihtsalt kasulik see kinni võtta. Võtavad kinni, müüvad pardal oleva nafta maha, teenivad raha, laeva viskavad minema. Lihtsalt viskavad ära ja kõik. Kui venelased tahavad, las võtavad selle endale. Kui ei taha, konfiskeerivad, lõikavad vana metalliks ja teenivad ka nii raha. See tähendab, et nüüd püüavad venelased Euroopast mööda minna. Hoolimata sellest, et Vladimir Putin kutsus eelmisel päeval bravuurikalt oma pool lagunenud sõjalaevastikku julgelt kaitsma neid tankereid Euroopa, nagu ta väljendus, piraatide eest, ta ütles, vaadake, siin on kõik, mida Euroopa tankeritega teeb. See on piraatlus. Venemaa merevägi võib seal eurooplasi kinni võtta. Lühidalt. See oli selline bravuurikas kõne, aga nagu näeme, otsustasid venelased siiski lihtsalt mööda Põhja-Jäämerd ringi minna. Aga medalil on ka teine pool. Euroopa riikide poolt tankerite kinnipidamine ei ole seni viinud Venemaa nafta mereekspordi kogumahu vähenemiseni. Moskva kompenseerib lihtsalt kaotused marsruutide ümberorienteerimisega. Nüüd liigume selle saate minu lemmikosa juurde, Venemaa ametnike hüsteeriliste avalduste juurde. Ja teate, ma ei teagi, kas siin peaks naerma või nutma. Sest see näeb välja ja kõlab lihtsalt natuke õõvastavalt. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov ajas täna lihtsalt õpikunäitelist jama, mis ainult rõhutab. Venemaa läheb lõplikult raudse eesriide taha, mille tagant ei õnnestu isegi piiluda. Edasi Lavrovi tsitaat. Lihtsalt kuulake tähelepanelikult. Olukord pole naljaasi. President ei varja seda. Meie vastu on nii-öelda kogu tsiviliseeritud maailm üles tõusnud, kes iseennast nii nimetab. Lääneriikidel on taas tekkinud loosung Venemaale strateegilise kaotuse tekitamisest. Samuti loosung Venemaa dekoloniseerimisest, mille all taas kord avalikult mõeldakse meie riigi tükeldamist. Ja siis ta räägib edasi. Näete, mis juhtus Nõukogude Liiduga? Lagunes. Nüüd üritatakse lagundada juba Venemaad ennast. Edasi väidab Lavrov, et Euroopa riigid toetavad Vene relokante, kes koguvad raha Venemaa Föderatsiooni lõhestamiseks. Siin muidugi venelastel Euroopas tasub valsaks jääda. On ilmne, et Putini masin hakkab relokante taga kiusama. Just neid samu venelasi. Ja just sellest teesist teeb Lavrov praktilise järelduse, et Venemaa peab end kogu maailmast isoleerima. Lavrov teatas, et Venemaa rahvuslik huvi on muutuda, tsiteerin, iseseisvaks tsivilisatsiooniks ning oma piirid kindlalt kindlustada, et piirata välismaist mõju Venemaale. Iseseisev tsivilisatsioon. Ta ütleb, ma tõlgin. Loogika on selline. Ta ütleb, et tõmbame end kogu maailmast eemale, ehitame raudse eesriid, katame end sellise kupliga, tõmbame end kokku ja elame siin omaette sellise tsivilisatsioonina, et jumala eest see lääs kuidagi ei mõjutaks.
See ongi lihtsalt Nõukogude Liit. Aga äkki satub kellelegi Ameerika teksapüksid? Mis te räägite? Kuidas te julgete? See on sobimatu. Meil on oma tsivilisatsioon, pasteldes, kokošnikutes ja viinapudeliga. Ja samal ajal teatas Lavrov ka, et lääs nõuab, tsiteerin, natsistliku režiimi säilitamist Kiievis. Ja et kui peatuda praegusel kokkupuutejoonel, siis see režiim jääb püsima, aga Ukraina territooriume, mille räpased venelased on hõivanud, lääs tunnustama ei hakka, ütleb ta. Kuidas nii? Meie ju vallutasime, nemad ei tunnista. Samas Lavrov möönis, et, ja nüüd tsitaat, lääs, eriti Euroopa, tuleb ka kunagi mõistusele ja on valmis võrdsetel alustel suhteid looma. Aga tema sõnul peaksid venelased selleks ajaks elama suure müüri taga ja ehitama oma tsivilisatsiooni. Ja samas intervjuus kutsus Lavrov Venemaad, tsiteerin, kiiremini enda peale vihastama. Väites, et viha aitab kõigest kiirust juurde saada, sealhulgas rindel. Ehk siis ta ütleb, teid pekstakse, te peate vihastama. Ja eraldi avalduses teatas Sergei Lavrov, et Venemaad, tähelepanu, aidatakse ülevalt poolt. Seostas seda Vladimir Putini presidendiks nimetamisega. Ta ütleb, et see on jumalik sekkumine. See oli jumal ise, kes mõjutas, et Vladimir Putinist saaks Venemaa president. Kui te arvate, et ma liialdan või teen nalja, leidke see intervjuu üles, lugege seda, tulge minu Telegrami kanalisse, ma toon seal kõik need tsitaadid eraldi välja. Ja see on juba täielik hullus. Lavrov kordas taas, et Vladimir Putini saatsid venelastele taevad ja et Venemaad juhib läbi Vladimir Putini, tsiteerin, otse jumal, kes kiitis heaks sõjalise erioperatsiooni Ukrainas. Vabandust, aga see on juba täielik jama, seltsimehed. Mul on tõesti hirm elada ja mõelda, et on olemas selline riik, kus elavad sellised inimesed. Aga edasi esitas Lavrov lihtsalt rabava tsitaadi. Nimelt selles, et praegu põlevad naftatöötlemistehased ja Wildberrisi laod üle kogu Venemaa. On süüdi lääs. Vladimir Putin ütleb, ta ei planeerinud sõda nii. Ta ütleb, venelased, ärge arvake, et meie oleme süüdi. Putin ei kavatsenud, et kõik nii läheks. Ta ütleb, ta planeeris sõda normaalselt, nii et venelased ei tunneks seda. Aga selles, mida te tunnete, on süüdi lääs. Tsitaat, Lavrovi sõnad. Tsitaat, Lavrovi sõnad. Sõjalist erioperatsiooni alustasime olukorras, kus ühiskond oli rahulik, mugav ja üldiselt rahul oma elatustasemega. Ja see, et ka see ei rahuldanud läänd, on fakt. See on lääs. Nad ei tahtnud, et meie ühiskond oleks rahulik. Nad tahtsid ässitada seda võimu vastu, valmistasid provokatsioone. Nad ei suuda ausalt konkureerida. Nad kardavad igas asjas ausat konkurentsi. Ja siin paralleelselt tsitaadiga Lavrovi hullumeelsusest. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu aseesimees, Venemaa peamine alkohoolik Dmitri Medvedjev teatas täna, et, tsitaat, Venemaad saab säilitada ainult võiduga sõjalises erioperatsioonis. Ja siin on juba selgelt näha, kuidas Vene ühiskonda valmistatakse ette totaalseks mobilisatsiooniks. Medvedjev lisas varem, et kui Venemaa lõpetab sõjategevuse ilma võiduta, riik rebitakse tükkideks ja Venemaad lihtsalt ei ole enam. Tegelikult, nagu mina näen, Lavrov ja Medvedjev vajavad ühte ja sama juttu. Tulemus. 29. juuli öösel andsid Ukraina väed lööke 2 suurele naftatöötlemistehasele Rjazanis ja Permis, samuti Wildberrisi logistikale ja mitmele sõjalisele objektile. Kiievis osutatakse juba otseselt sellele, et see on uus survestrateegia ning sellised rünnakud ainult hoogustuvad. Samal ajal tegid Lavrov ja Medvedjev samal päeval avaliku avalduse, et Venemaa tuleb isoleerida läänest ning sõda peab lõppema ainult võiduga. Vastasel juhul Venemaad enam ei eksisteeri. Ja just see samaaegne sõjaliste ebaõnnestumiste kokkulangemine majandusliku rindega ja isoleerituse suurenemine. Madal. Ja ma ütleksin isegi, et kõrgete Vene ametnike esatoloogiline retoorika näitab, et Venemaa juhtkonnas kasvab ärevus ja hirm.
Seetõttu püüavad nad veenda venelasi, et nad peavad oma elusid ohverdama Venemaa säilitamise nimel. Just see esatoloogiline retoorika ütlebki, et teie, venelased, peate suure Venemaa nimel oma elu andma. Miks? Sest ei saanud aru, te ei mõistnud. Vladimir Putin on teile ülevalt saadetud. See on jumalik sekkumine. See on suur jumal ise, kes määras meile sellise presidendi. Vabandust, ma kordan veel kord, aga see on täiesti perses, seltsimehed. See on... Ja mul pole sõnu, kuidas seda iseloomustada, mis õudus siin üldse toimub. Ma jätan siia 3 punkti ja teie kirjutage oma mõtted ja järeldused selle kohta palun selle osa kommentaaridesse. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha, tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiidi kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoidke end. Всем пока.